siin Rõuge järve lähistel kohtumas minu diplomitöö raames geniaalse legendaarse torupillimängijaga Lhsabaga, Viktor Lhsaba. Tervist, Viktor Lhsaba. Noore folkloristina huvitaks mind selline küsimus. Kuidas kulges teie tee torupillini? Vaadake noormees, enne kui ma hakkan teile rääkima sellest, kuidas kulges minu tee torupillini, ma tahan teile öelda ühte asja. See, et te folklooriga tegelete, ei tähenda veel seda, et te ei pea ennast pesema. Kust? Igalt poolt. Kuidas kulges teie tee torupillini? Ma olen väike poiss, ma olen üksinda kodus, suveaeg. Ärkasin hästi vala ülesse, kohe võpsti voodist välja ja kiiresti jooksin oja äärde. Oja ääres oli üksik konn ja veel üksikum kõõls. Ma võtsin konna pea peale ja kõõle, pistsin konnale hullu auku ja puhusin nii, kuidas kopsud võtsid. Mul olid tugevad kopsud. Konn läks plahti katki ja mul sai selgeks, et konn ei ole torupill. Aga kas torupill võib olla konn? Ma ei tea. Ma ei ole teda veel hüppama saanud. Torupilli ma mõtlen. Kui suur peab olema kopsuma, et olla hea torupilli puhuja? Hea torupilli puhuja võib vabalt puhuda ühe puhumisega täis autoruumi. Väga hea torupilli puhuja suudab ühe hingetõmbega täis puhuda, mitte terve traktori, vaid traktori kummi. Ja ülihea, kelle hulka pean ka ennast, võib juba ka kombainil kummid täis puhuda. Ma üllatan teid teist korda selle intervjuu jooksus. Nimelt, ma olen konnasid rohkem kui ühe puhuks puhunud. Treeninglaagrites. Nimelt, kui torupillimängijad käivad treeninglaagrites ja neil ei ole vastava instrument ehk siis torupille, siis nad kopsumau tõstmiseks puhuvad puhuks konnasid soos. See on nagu suusataja treening kõrgmäestikus. Täpselt sama, mitte mingit vahet, kui spordiga paralleeli tuua. Aga milliseid loomi on veel võimalik puhuda? See on teil väga naiivne küsimus. Öelge mulle noormees, kui te oskate vastata sellele küsimusele, kust võtta talvel konnasid? Aga talvel laagrid toimuvad. Magav kalu on selleks. Saad aru? Jaa. Hiilime lihtsalt vaikselt kalupesa juurde. Loomulikult suve jooksul me oleme kogunud kõrsi. Kas selle sama peenikese kõrrega, millega konnasigi puhuta või? See on hea küsimus. Ma ei ütleks, et sama väiksega. Kalupaagi me ei puutu, vaid suuri kalusid. Ja selleks kasutame me pilliloogu, mis on palju jämedama läbimõõduga. See rikastab kopsu mahtu ja on atraktiivne ja adrenaliini tõstev. Ma olen eelmine talv näiteks surmanud läbi puhumise 5 kalu. 5. Aga kes teid pärast selle pasahunnikusest välja aitab? Teate, noormees, ega mitte midagi ei juhtu sellest, kui ma kalu puhun. Kalu on kaupas, lumega kaetud, mina olen väljas. Toru on mu pikk ja ainult lund natuke lendab, see on ka kõik. Te küsite, mis sellest kalust, nendest kalutükkidest saab. Loomulikult jätan ma nad sinna maha, sest loodus tahab oma. Kas te mängiksite mulle lõpetuseks oma torupillidel ühe loo? Ei.
miks?